jätta, eks ju. Et jalga ei tee talle siis, jah? me nagu jalga praegu ei plaani teha. Kui on vaja, siis võib ikka teha, aga muidu ei plaani. Et ma lükkan veel kord, natukene madalamalt veel. Sealt laialt. Ja võid uuesti kontrollida, kas paremaks. Sa pead arvestama ka 7 millimeetrit, et sa ka traadiga tõmbad oma traadi paksust. Ma teen natukene veel. Et pool sentimeetrit on natukene juba vähe. Siis oled juba probleemi ees. Et ilus lamepõhi. Ei tee neid asju sisse. Ei lähe mäest üles, mäest alla, kõrvale täpselt. Ja ka ma teen nagu, mõtlen välja, et mul on kandiline siin, ma natuke nagu vajutan siin nurgas, et ta saabki nurk valmis. Nii, ma lükkame itsiinad ülesse kokku, on ja. Nurk on seal olemas, ma ei ole midagi seda ära kaotanud. Nüüd ma hakkan tõstma. Välimine käsi juhib sisevist, ma lihtsalt liigun ülesse, mitte väga hooga jällegi. Aeg on. Hoiad nagu sellist vormi. Ja tuled veel rohkem üles, nii palju kui savi annab sulle võimalusi. Tundub lihtne. Kui sa niimoodi vaatad, siis... Mõnus savi, vaata roosa on. Hästi siidine. Tore. See vorm on võib-olla väga igav. Tegelikult kannuna on natukene igav. Sa võid natukene ka teha, võtame sirgeks korraks. Kui sulle meeldib selline puhas sirge, siis sa pead seda taotlema. Võtadki hästi puhtaks sirgeks. Aga kuna need lähevad puupõletusse osaliselt, siis puupõletus armastab natukene midagi pinna peal olemist. Mitte sirgust nii väga, sest et siis ei ole üldse põnev. Et võid ka teha toreda spiraali lihtsalt, vajutada sisse. Midagigi hakkab siis mängima. Sa võid ka kaela pisut kokku poole panna. Natukene mõelda seda kuju. Ja siis ma teen ära kindlasti ka selle lõpetuse, ääre lõpetuse, terava tipu enam-vähem. Siin on erinevaid variante. See ei ole üks ainus, täiesti. Võib teha täpselt keskele, võib teha täpselt keskele kõige enam minu meelest. Aga on ka, võid teha ka hoopis sellise kandilise ja võid teha ka natuke sellise kahetise, et natuke nagu lohk on siin sees. Lihtsalt peab olema teravus siin seespool. Miks peab olema? Et vesi, kui sa hakkad valama kannu, et ta murraks ära selle tilga, et ta ei oleks pehme ja ümar. Ma teen praegu lihtsalt terava tipulise. Kas seda tila osa siis sellele kannule? Teen ikka praegu, kohe hakkangi tegema. Võtad vee ära, et see ei unusta, väga tarvilik kannu puhul. Võid ka, kus ma siin nahaksin. Kui sul on natukene äärega probleeme, siis nahaga saad veidikene veel natukene ühtlustada ja siis nahk muudab jälle kõik selle ümaraks, siis pead uuesti tegema teravuse. Nii. Muidugi selle osaga ma teen ka, et ma ei jäta teda nii lobriseks. Nii, kui sul on nagu valmis, siis sa teed tila. Ma teen tila enda ees. Ma teen vasaku käega, sa teed parema käega. Ma teen nimetist sõrmega. Ma lihtsalt ei tõmba nii. Ma teen natukene nii, nagu teevad teised kunstnikud. Et ma teen, näpp on märg. Ma teen 2 lüli on väga olulist, sest ta on sirge ja tugev. Ja ma nagu kiigutan sõrme ja nagu venitan veidikene enda poole.
et niiviisi venitan ja kui sa tahad rohkem, korraks niisuta näppu, sest ta kuivatab see vesi, noh, kiigutamise see näpp kuivab ja venitad. Nüüd ma kuivatan oma näpuotsad ära, sest et kui see märg on ju see pind ja nüüd ma pöiadega põhimõtteliselt vajutan, aga mitte suvaliselt. Ma tegelikult vajutan nende kohtadega nagu natuke nagu külgedega, hästi täpselt ja täpselt peegelpildis. Ma võin vajutada lihtsalt, silmaga vaatad enam-vähem ja näed natukene sisse ja siis ma tõmban 2 poole, näed nii tšõhti lahti. Ta tuleb vetrub tagasi. Kui sa tahad, kui sul on vaja ka siia allapoole vajutada, sa võid ka natukene siia alla vajutada. Kujus on teinekord see väga lõbus. Ta jätab nagu sellise hops ja puupõletuses on ilus. See hakkab glasuur natuke rohkem mängima. Et kunstnikud, kes teevad väga julgelt ja tuleb see ilusti esile, kunstnikud, kes hästi aralt teevad, aga kõik see on valmis, ma ei puudu siin mitte midagi. Mis ma teen veel? Ma tegelen selle asjaga siin all. Ma tean, et mul on sirge põhi, ma saan ära võtta siit selle üleliigse, ma teen nagu väljaspoolt valmis oma töö. Seda ikkagi trimmitakse. No muidu ei trimmita. Ei, lihtsalt lõikad ära ja pärast lihtsalt kui on väga koputad või ise noaga võid lõigata või natuke riivida. Kui sul on vaja, on võimalik loomulikult trimmida. Ma ka trimmin aeg-ajalt, sest et see lõige alati ei jää väga kena. Aga põhimõtteliselt saab ka nii teha, et ei ole üldse vajadust. Ja siin oleks, mulle nüüd unustasin selle traadi võtta, kui oleks väike spiraal traadis, väiksed mingid tõkked siin ees, siis saaks ilusad jooned. Siis saab sättida natukene. Ja siis ma lõikan. Nüüd 2 traad kaasas. Ma praegu ei võta. Siis ma tõstan selle ära siit alt. Panen tahenema ja siis mingil hetkel, kui ta näks tahenenud, ma vajutan siia tegelikult näpujälgi ka sisse, sest et kõikidele kannudele ei pea just need sangad.